Tere! Minu nimi on Sydney ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Või kui te olete siin esimest korda, siis tere tulemast minu kanalile. Täna ma mõtlesin, et hästi paljud sisulojad teevad igal pool striimides ja TikTokides ja no igal pool lihtsalt sotsiaalmeedias tier list videoid ja ma ei ole vist kunagi nagu päriselt ühtegi tier listi teinud. Isegi vabatahtlikult ei ole ühtegi tier listi teinud. Ja mu arust see tundub nii huvitav kontseptsioon ja ma mõtlesin, et tänases videos me teeme erinevaid tier liste. Ma kogusin kokku mingisuguse hunniku tier liste. Võta shot iga kord, kui siin tier list öeldakse. Ja paneme teiega need tier listid kokku. Alustame neid tier liste sellise tier listiga, kus on Eesti sisulojad. Siin tegelikult on Eesti YouTuberid. Eesti YouTuberid, vanad ja uued. Ja läheneme sellele tier listile selle mõttega, et kas mina võidaksin nad kakluses või nemad võidaksid mind kakluses. Mitte, et ma nüüd mega mingi kakleja inimene oleks. Absoluutselt ei ole. Tegelikult nagu üldse ei ole. Nagu null. Mus on null kaklushimu. Okei, vahepeal. Aga kui peaks tulema siuke case, et ma pean kaklema hakkama kellegagi, siis kas ma kaotaksin selle võistluse või ma võidaksin selle võistluse? Chris Boys käib boksitrennis. Chris Boysid ma saaks kindlalt peksa. Karl Gustav Kurn, sorry Karl, Lebolt võidaksin sind. Lebolt! Siin ei ole kahtlust ka. Kui me peaks kaklema, siis Karl läheb koju sinise silmaga. Sofia Matvejev. Tead, ma arvan, et ma saaksin Sofialt ka peksa. Sest et kui sa oled ikkagi 3 lapse ema, siis sinu sees on ju nii palju juba sellist kaitserefleksi, et ma arvan, et ta lihtsalt 3 lapse emana, ta on valmis küüned kõrge viskama, kui vaja on. Seega ma arvan, et Sofialt ma saaks molli. Magics. Okei, mida ma siin mõtlen? Ilmselgelt saaksin peksa. Sydney. Okei, aga kui ma nüüd päriselt mõtleme, kui ma ise endaga kaklema peaksin, kas ma võidaks enda vastu või ma kaotaks enda vastu? Ma arvan, et mulle ei meeldiks endaga kakelda ja ma arvan, et ma laseksin endal pigem ennast lüüa, kui lööksin ise ennast. Kui see oli üldse loogiline, ma arvan, et Sydneyt ma saan peksa. Diana Banana. Ma hakkasin teda juba panema, et ma võidaks ta kakluses, aga ta teeb päris palju trenni, isegi et väga palju trenni. Nii et ma arvan, et ma kaotaksin. Ma saaks peksa. Martialikult Lebot saan peksa. Hensu Gusta. Easy. Maria Rannaväli. Samas tegelikult ma ei tea. Ta käib ka väga palju trennis. No kui sa ikka ütleb midagi, mis talle ei meeldi, siis sa saad seda teada ka. Ma ikkagi saaks peksa Marialt. Ma räägin Liina Lebolt võidan. Tomsike. Tead, ausalt öeldes. Just saying. Andrei Sõvakin saan peksa. Robin Valtikult saan ka peksa. Samas, äkki ei saaks. Äkki ma Robinile annaks ise. Ei, ma ikka saaks. Aga nüüd mul on natuke kehvasti, te ei näe neid, kes siin järel on. Ärge ehmuge, ma vahetasin kohta. Nii, Victorialt. Victoria on küll, tal nagu musklit on, tal on absid ja tal on kõik olemas, aga ma arvan, et ta ei ole väga kakleja inimene. Mina olen ikkagi oma elu jooksul pidanud oma vennaga kaklema. Ma ei tea, kas tema nagu füüsilist vägivalda on oma vennaga kasutanud. Miskipärast arvan, et ma võidaks, Viki. HD Tanel, easy. Isto, ma olen juba vaimselt selle mehe käest nii palju peksa saanud, et ma arvan, et füüsiliselt see oleks knockout lihtsalt. Gregor Lillamets. Oleks olnud nagu YouTube pidaja Gregor Lillamets, siis ma oleks pähe talle teinud. Praegune Gregor Lillamets, ma arvan, et ma jääks alla. Johannes Lilover saan peksa. Sarjo TV saan peksa. Merlin Kase ei saa peksa sinu käest. Jutšikid, no teid ma ei võta siia. Jutšikid on kõik juba mängus. -1 saan peksa. Martin Slapins esikohal saan molli nagu. Vaadake seda pilti juba. Ta vaatab mulle otsa ja mul on juba silmsiline. Mänguväljalt. Nad ei ole väga kakle inimesed, ei tundu. Ja pluss nad ei tundu väga sellised, kes hakkaks väikest tüdrukut lööma. Aga väike tüdruk lööks neid küll. Kui vaja. Anita Sibul. Lebolt annan molli. Märt Koik võidaks mind. Juanita. Ma ei tea. Juanita tundub ikka siuke, et kui vaja on, siis küüned on kõris nagu. Ma saan peksa. Okei, teate, ma arvan, et ma siin lõpetan selle tier listiga. Ma alguses kartsin, et siia, et võidan kakluses jääbki ainult Karl Gustav. Aga siia ikkagi kogunes natuke rahvast, et need on siis need inimesed, kes ma arvaksin, et kui meil peaks tekkima kaklus, siis kellele ma teeksin kakluses pähe ja kellelt ma saaksin ise peksa. Andke mulle teada, kas siin saan peksa kategoorias on keegi, kellele ma võiks Lebolt pähe teha. Kirjutage alla kommentaaridesse, kes te arvate, et ma võidaks. Next one. See on üks nendest põhipõhjustest, miks ma tahtsin seda videot teha. Sest mul oli vaja kohta, kus ma saaksin sisumaa mängijad järjekorda panna. Et kes on kõige ägedam ja kes kõige luuseri
norm. Meil on siin all kõik sisumaa mängijad ja siin on siis need rängid. Ühesõnaga, meil on esimesena Iron. No Iron on ilmselgelt S-tier. Iron päästis terve raudlinna ja kõik teised linnad ka. Nii et tema on ilmselge S-tier. Need on nii väiksed need pildid siin, et ma tegelikult natuke pean niimoodi lähemale minema. Mornik, okei. Artyom, ma ei teagi, kuhu teda panna. Ta väga ei mänginud, aga kui ta mängis, siis ta oli väga tore. Ta näitas mulle oma kivimaja, mida ta seal ehitas. Disain oli literaali üks ühele sellega, kus nad seal halvas hotellis käisid Chrisiga. Aga ma ei teagi, paneks Morniku, panen ta B-sse. Ta oli siuke meat character minu jaoks seal. Karmsiga ma ei puutud üldse mängusiseselt kokku, vist nagu mitte ühtegi korda, nii et sorry, ma panen su teelisti, mitte midagi isiklikku, kes on Freck. Nii kaua kui Freck oli meil üldse mängus, siis ta oli täitsa tore, täitsa asjalik, isegi et väga asjalik. Pluss ta oli kollaste tiimis ja ta äsas täiega. Freck on põhjus, miks terve kollane tiim sai finaali. Aga siis ta tegi natuke pahandust ja ta visati välja. Ma panen ta siia B-sse koos Artyomiga. Trolla, no vot. Ütleme niimoodi, et Trolla on nüüd natukene raske karakter, keda siin hinnata. Väga palju kahetisi tundeid, kahetisi emotsioone. Sikukas oli armunud G-Trollasse ja ta ei saanud päris seda, mis ta tahtis sealt, on ju. No Sikukas oli mina. Kui ta räägib endast kolmandas persoonis. Aga jah, ühesõnaga, G-Trollale ei meeldinud väga Sikukas nii väga, kui Sikukale meeldis G-Trolla. Aga samas, sa pead respektima inimest. Sa pead ikkagi nagu see, mille kõigega Trolla seal sisumaal hakkama sai, mida kõike ta tegi, ta ehitas meile müüri, ta enda linnus oli lahe, ta oli väga hea ja asjalik, tubli isik. Aga kuna ta Sikukat ei tahtnud, siis S-tieri ma teda kindlasti ei pane. See tähendab see, et läheb A-sse. Nii, järgmine on Maia-Liis Gossip. No teda ma ei näinud üldse selles mängus, nii et panen viimasesse. Ma vist nägin mingis challenge'is, kuulsin ta häält, aga nagu rääkinud 0. Joosep Psiode. No Joosepiga ma puutusin nagu veits kokku, mitte nüüd väga palju. Ja need korrad, kui ma puutusin taga kokku, ta oli väga tore mu vastu, väga viisakas. Ma panen, ma ei tea, kas panna nagu A-sse või B esimeseks. Ma panen praegu A, sest ta ikkagi väärib seda kohta. Kalamart Tšukova. Vot ma ei teagi, kuhu see intern panna. Ta oli siuke, norm. Ei midagi erilist. Kui ma küsisin ta käest, et kas ta mu salajane austaja, siis ta peaaegu oksendas näkku mulle on ja et selle eest juba punkte maha. Ma ei tea, suht miid. Ma panen ta siia, ma ei tea, Freckist ette või taha. Ma panen Freckist taha. Sorry, Kalamart. Kaspar Vang mängis vähe, aga kui mäng algas, kui terve server algas, siis Kaspar oli esimene, kellega me koos läksime roosat puitu korjama. Ja natuke korjasime koos ja siis ma rohkem teda ei näinud üldse selle mängu jooksul. Aga ta sai finaali, isegi kui ta ei mänginud. Nii et selle eest juba lihtsalt kõva sõna, et ta nagu siukest asja tegi, nii et ma panen C-sse. Chris Boyce on ilmselge, siin ei ole mitte mingit küsimustki. Koogike tõi siukest draamat ja siukest elu sinna mängu, et peab olema S-tier lihtsalt, peab. Ta oli mu ainuke sõbrannaga seal mängus. Marmormeisiga ma ka väga üldse kokku ei puutunud, ainult nii palju, et kui mul tekkis salajane austaja, siis mu chat streamis kogu aeg rääkis, et see on Marmor ja et Marmor otsib endale tüdruksõpra, et mina sõbi Marmorit. Et nii palju nagu see nimi käis läbi, aga üldiselt väga kokku ei puutunud, ma panen D. Samas D tundub, ta ikkagi mängis rohkem kui Kaspar Vang. Paneme ta niimoodi. Nii, meil on üks Tšuku siin. Kas see on see keskmine Tšuku või? Keskmise Tšukuga ma ausalt, et väga ei puutunud üldse kokku. Või nagu, kui puutusin, siis mõned sõnad siia-sinna ainult. Paneme ta siia. Mihkel Gossip jällegi 0 korda kokkupuudet. Minecraft peab minema A-sse, sest et tema ikkagi ka lõi nii palju sinna storyline'i kaasa. Abiellus ja puha, pluss Minecrafti IRL inimese müts on minu käes, nii et selle eest ma pean juba ka kõrgemale tõstma teda, sest et tema lokats on minu oma. Aga ta tahab seda tagasi, nii et tegelikult võib-olla peaks allapoole panema. Mõisnik. Mõistagi meeldib mulle alguses, sest et ta röökis nii palju ja ta oli nii kõva häälega ja ta oli nii agressiivne ja siuksed inimesed hirmutavad mind. Kui sind on hästi palju, siis ma lähen veits oma kookonisse ja ma nagu ehmun ära ja ma kuidagi ei oska käituda selliste inimeste ümber. Aga mida aeg edasi, seda mõistlikumaks ta minu jaoks läks, seda vähem ta karjus, seega ma panen mõisniku, ma panen ta A-sse. Est Magics, ma teen seda raske südamega. Aga Est Magics ei mänginud sisumaal, teda ei olnud seal. Deep Pepper
oli kuningas, full kuningas nagu, aga minul ei olnud aga väga üldse kokkupuudet. Ma panen C-sse, no tõesti võib-olla mingi 2 lauset vahetasin nagu kui sedagi. Kellogg's S-tier ilmselge. Ralf nägin vist ühe korra, paneme B-sse. Samas tead, ma panen C-sse, sest et ma väga ei näinud teda. Oge Sumsar oli minu lemmikčuku, Sikuka lemmikčuku. Oge Sumsar käis mu majas muidugi mingit jama tegemas vahepeal. Okei, elab üle, onju. Käis mu maja ees bussipeatuses magamas. Okei, elab üle, aga ta näitas mulle tšukutöö ehitisi ja mida kõike nad omandavad. Nii et ma panen Oge Sumsari siia. Rott! Reaalselt nagu üks põhipõhjustest, miks ma tahtsin seda tier-listi teha, oli sellepärast, et see rott siia kõige viimaseks panna. Nii viimaseks, kui vähegi võimalik. Esiteks ma juba päris elus südamest jälestan rotte. Need on mu kõige nagu vähem lemmikud elukad üldse. Ma vihkan rotte, ma kardan rotte ja siis ma olen rahulikult Minecraftis oma roosas majas ja mis juhtub? Mingi rott tuleb mulle majja, hakkab juustu nõudma, hakkab mu kodu lagastama ja siis neid tuleb veel 3 tükki juurde ja nad kõik reostavad mu kodu. Nad sittusid mul basseini täis, nad sittusid mul vetsu täis, üks uppus mu majja ära, jumal tänatud. Aga rott on cancelled ja kõik rotid on alati igavesti elu lõpuni minu jaoks cancelled. Kui sa oled rott, you're done! Sebastian Freiberg, ma hakkasin teda panema siia S-i lihtsalt sellepärast, et ta võitis, aga ta ei mänginud nii väga, nii et ma panen ta A-sse, aga ma panen ta mõisnikust ette, sest võistlustel oli ikkagi Sebastian mu pestu. Selgrootu läheb muidugi S-i. Selgrootu tõi Sikukale kingitusi. Sikukas, kõige parem, kõige ägedam, kõige ilusam maja, kõige lahedam sisekujundus, kõige vingem karakter terves mängu. Aga see fit, mis siia võeti, on natuke vale. Naljakas, ma ei olnud tegelikult nii girly ka. Oota, kes see on? Oota, ma nüüd ei saa aru. Ma pole õrna aimugi, kes see on. I'm sorry to this man, I don't know who this man is. Stotter. Okei, kas S või A? Ma panen Stotter ikkagi S-i, sest et tänu temale toimus siis omal ikkagi, enamus asjad. Tormil oli veider kirik, natuke suspicious. Et Sikukas nagu mängusiseselt ma temaga nii palju kokku ei puutunud. Ta hängis Mari-Liisiga enamasti, aga nii palju, kui ma streame vaatasin tal ja niimoodi kõrvalt vaatajana jälgisin, siis ta oli väga tore, väga nunnu. Panen paneme ta A-sse. Ja varjurüütel on S. Vot, selline on meie sisumaa tier-list. Need siin alguses ei ole otseselt mingis järjestuses. Nad on lihtsalt, kui sa oled S, siis sa oled S. Välja arvatud see kõige esimene, tema on kõige parem. Mul on siin siuke tier-list, mis on, nagu te näete, täiesti hunnikus naiste pilte täis. Oota, siin on mingi mees ka. Üks mees on siin või? Ma tõstan selle ühe mehe siis ettepoole. Ma ilmselgelt neid kõiki naisi siin läbi käima ei hakka, aga selle tier-listi nimi on Smash or Pass ja nüüd me otsustame, kas ma smashiksin või ma passiksin. Adele, Smash. Addison Rae, Smash. Vot tema, võib-olla ebapopulaarne arvamus, Pass. Pass. Emma, ausalt öeldes, Pass. Ma ei ole väga tutvunud, ma isegi ei mäleta ta nime. Ma tean küll, ta on Iron Fistis mängis ja ta on Game of Thronesis praegu ka. Ma panen Pass, sest ma väga ei tea tast midagi. Joey, Smash. Hard Smash. Lily Rose Deppe, Smash. Bella Hadid, Smash. Camila Cabello, Smash. Dove Cameron, Smash. Rihanna, Hard Smash. Tema, Smash. Wonder Woman, mulle ei meeldinud esimene film väga. Mulle ei meeldinud, kuidas see ehitati ülesse. Okei, Doja Cat, Smash. Sofia Vergara, Smash. Dixie D'Amelio, Pass. Vot nüüd ma ei mäleta ta näitleja nime, aga ta mängib Agatha All Along sarjas. Mul tegelikult For You page'il tuleb temast nagu ülipalju mingeid Thirst Trap fan editeid. Aga ma unustasin ta nime ära. Ma täiega simpisin teda üks vahe. Peale Black Widow filmi ta oli mu number 1 celebrity crush. Florence Pugh, muidugi. Florence Pugh, Hard Smash. Demi Lovato, Pass. Sydney Sweeney, ta on nii ilus, et ma natuke kardan. Seega ma panen Pass. Kui on nagu ikkagi väga out of my league, siis ma ei smashiks. Lily Reinhardt, teate, ma panen Pass. Raske südamega, aga panen. Tema nimi on Emma. Perekonnanime ei mäleta, aga ta on üli sweetheart YouTuber. Smash. Gigi Hadid, Pass. Blake Lively, Pass. Hailey, mis ta perekonnanimi on? Steinfeld, Pass. Anna Kendrick, Pass.
kohta. Ma teen oma järjekorras, siin on Billie Eilish, Hard Smash. Billie Eilish on läinud minu jaoks kõrgemale kohale kui Zendaya. Ja Zendaya on aastaid väga pikalt olnud mu eluarmastus. Ja siiani on selles mõttes, Zendaya on absoluutselt mu eluarmastus. Ma ei vaata teda enam nii väga kui lihakääntsakat. Ma kunagi vaatasin teda rohkem, nagu ma lihtsalt imetlen ja jumaldan seda naist. Ja olen seda teinud sellest ajast saati, kui ma olin 12 nagu. Aga temast on läinud üle Billie Eilish. Mul on Billie Eilishi plakat seina peal ja vahepeal ma lihtsalt vaatan seda. Istun oma voodis ja vaatan Billie Eilishit oma seinal. Nii et Billie Eilish on kindel essa. Kendall Jenner, ma ei teagi, ausalt öeldes võib-olla isegi pass. Kylie on smash. Kristen Stewart smash. Okei, kas siin on kedagi veel, keda ma nagu väga tahaks smashida või väga tahaks passida? Kus on Zendaya? Zendaya läheb teisele kohale smash listis. Renee Rappi paneme ka smashi. Võib-olla kõik ei tea, aga ma passiks teda küll. Natasha, perekonna nime ei mäleta. Oh my god, kui me juba Orange is the New Black teemal oleme. Piper, kindel pass, mega pass nagu. Nii annoying karakter, nii vastik, nii... Olgu, siin on mu Smash or Pass naiste edition koos ühe mehega, kus see Joey kadus siin. Keda te smashite ja keda te passite, andke all kommentaarides teada. Järgmine tier list. Nädalapäevad. Monday on kindlalt viimane, täiesti õudne päev. Ei ole kunagi meeldinud, vast ei hakka ka kunagi meeldima. Võib-olla kui ma olen pensionär, siis mul on suva esmaspäevast. Teisipäev on siuke mid. Wednesday, jah, ma ei tea, Wednesday on ka suht mid ausalt öeldes. Neljapäeva ma panen A-sse, sest et see tähendab seda, et kohe on nädal läbi ja kohe on nädalavahetus ja homme on juba reede, nii et slay. Reede on ilmselge S-tier. Armastan. Laupäevad on mu kõige lemmikumad päevad üldse. Siis saab magada nii kaua, kui sa tahad ja olla ärkvel nii kaua, kui sa tahad. Ja ma olin vist mingi teises klassis, kui meil õpetaja küsis meie mingit lemmikut päeva. Ja siis mu üks klassiõde ütles, et laupäev on ta lemmikpäev sellepärast, et siis sa saad magada nii kaua ja sa saad olla üleval nii kaua, kui sa tahad. Ja see oli minu jaoks lihtsalt... Ja sellest ajast saati on laupäev mu lemmikpäev olnud. Noh, nüüd nagu täiskasvanuna üleval kaua tahan olema niikuinii iga päev. Aga magada ma ikkagi päris mingi... Väga tihti endal ikkagi väga kaua magada ei lase. Et ma hea meelega magaks mingi 4 päeval nagu. Ma lihtsalt langen sügavasse masendusse, kui ma seda teen. Nii et ma ikkagi pean laupäeviti ka endale äratused panema. Aga siiski laupäev lemmikpäev. Ja pühapäev on ka ikkagi siuke A. Et kuigi ta on veel vaba nädalavahetus, siis see tähendab seda, et järgmine päev on esmaspäev. See on meie nädalapäevade tier list. Järgmine, meie viimane tier list, mille me ette võtame, on Eesti poekettide tier list. Ja siin on kategooriad siis sellised nagu Jumal, külastan tihti, ei satu sinna väga ja ei läheks raha eest ka. Okei, nii, A1000. Tead, ma panen ta siia mehhi. Ma ei satu sinna väga, aga ta on ikkagi parem kui olla eelviimane list. Rimi on mu Jumal. Rimi on olnud... Nii palju, kui ma Eestis olen elanud ja need kohad, kus ma olen Eestis elanud, on Rimi alati olnud mu kodupood. Favora. Ma ei saa aru, mis siin all kirjas on. No seda poodi ei eksisteeri isegi enam. Paneme siis, et ei läheks raha eest ka. Mis asi see on? See on ju lihtsalt õu. Noh, õues ma käin, aga mitte väga tihti. Peetri pitsa. Realiseerimiskeskus. Ma paneks Jumalasse. Tead, ma panengi Jumalasse. Ma panen realiseerimiskeskuse Jumalasse. IKEA. Jumal. Magasin, ma ei ole ammu käinud, aga magasin on ka kõvapood. Ma panen ta ikkagi siia, sest et ma ei satu sinna. Ma tõesti ei ole nagu aastaid magasinis käinud. Jysk on Jumal. Meie pood, ei satu sinna. Selver, külastan tihti. Selver ja Rimi on need põhipoed, kus ma käin, siis enamasti nemad on hästi lähestikku mulle. Oleriks, ma panen Oleriksi tegelikult, kui nüüd väga tihti ma seda külastan, aga Oleriksis on vegan hot dog. Ja see on nii hea, et ma pean panema ta siia kõrgele. Teate, ausalt öeldes selle vegan hot dogi nimel Oleriks läheb jumalad hiiri nagu. Lihtsalt sellepärast, et neil on bänger vegan hot dog. Mis see on? Kergukeskus või mis asja? Mis see on? Ma panen siia. Ma ei tea, mis see on. Sorry to this man. Ja nüüd, mis asi see üldse on? See on mingi tädike, mingi maja ees lihtsalt. Circle K. Jällegi mu lemmik nagu. Armastan Circle K'd ja mu lemmikasi Circle K'st on nende Beyond Wrapper. Kuigi, nüüd kui ma viimati sõin Beyond Wrapperit,
siis minu arust oli midagi seal muutunud. Ta ei olnud päris see Beyond Wrapper, mida ma olen harjunud nosima. Selle Beyond Wrapperi nagu miinuspool on see, et ma armastan süüa seda öösel peale pidu nagu kõige parem toit üldse terves maailmas. Siis inimestele mu ümber see väga ei meeldi, sest et mul on kombeks süüa niimoodi, et mul on seda kastet nagu kõik kohad täis. Mul on suunurgad seda kastet täis, mul on riided seda kastet täis ja see kaste haiseb ja see ei lähe küljest ära ja siis ma haisengi selle kastme järgi. Aga jah, nad on muutunud seda retsepti, mis on natuke kurb. Aga Circle K on alati mu go-to tankla, nii et ma panen ta ikkagi siia jumalasse. Maxima külastan tihti. Külastaksin veel rohkem kui saaks. Lihtsalt mul ei ole läheduses ühtegi Maximat. Ja Maxima on ainuke pood, kus ma olen näinud, kus müüakse ühte sükest vegan šokolaadikooki, mis on jumalik, taevalik. Mis Walmart siin on? What the heck? No Walmarti ma ei satu üldse. See on mingi lihapood, siin on mingi põrsas juba peal, ma ei läheks raha eest ka teie lihapoodi. Ühesõnaga, see on meie siis Eesti poekettide tier list. Aitäh, et te minuga koos neid tier liste tegite. Mul on teie abi vaja veits. Palun andke mulle videoideid. Please, please, please. Andke mulle videoideid, sest et mul ei ole neid. Ja ma peaaegu isegi ei teinud see nädal videot, sest et mul ei olnud videoideid. Kuni ma lõpuks otsustasin, et ma teen tier liste. Andke teada, mis te tahate näha ja mis ma võiks teha. Mingi hetk peaks tegema siukse nädala vlogiga, nagu Maria alati teeb. Tal on nii head need vlogid, aga ma lihtsalt, mul on väga rutiinne üksluine elu. Ühesõnaga, okei, see läks ramblemiseks ära juba. Aitäh, et te seda videot vaatasite. Me näeme teiega loodetavasti järgmine nädal, kui te annate mulle videoideid. Aitäh! Pange like, pange subscribe ja näeme teiega varsti. Tšau!